6 päevaga lõi Jumal taeva, maa ja kogu elu ning 7. päeval puhkas ta. Ja nii kõndis Jumal koos Aadama ja Eevaga läbi paradiisi. Kõik oli täiuslik. Jumal oli käskinud Aadamal paradiisi säilitada. Kuid oht varitses, sest saatan tahtis maa peal valitseda. Kuna ta oli taevas mässu tekitanud, oli Jumal ta taevast välja heitnud. Seetõttu oli ta sepitsenud plaani, kuidas panna Aadam ja Eeva sööma hea ja kurja tundmise keelatud puuvilja. Ta rääkis mao kaudu. Vaata 1 Mooses 1, 2 ja 3. Tere Eeva, kas on tõesti tõsi, et Jumal ütles, et ei tohi süüa ühestki aiapuust? Tere Madu, me võime süüa teiste aiapuude vilju, aga selle puu vilja, mis on aia keskel, ütles Jumal. Te ei tohi sellest süüa ega seda puutuda, et ei sureks. Ei Eeva, te saate Jumala sarnaseks ega sure. Miks sa ei proovi natuke ampsu? Vili on maitsev. Vaata Aadam, maitse. Maitsev. Vaata 1 Moosese 3 salme 1-7. Ja nii tuli patt maailma, ning sellest ajast alates pärib iga inimene sünnist saati patuse loomuse, ja iga inimene lõpuks sureb, sest esimene inimene, Aadam, oli söönud keelatud õuna. Sellest ajast peale oli ilus ja õnnistatud elu paradiisis läbi. Nad aeti välja ja sissepääsu valvasid keerubid ja leegitsev mõnk. Sellest ajast peale pidid nad oma näo higiga maad harima, et perekonda toidu ja joogiga varustada, ning seal kasvasid okkad ja ohakad, mida enne patulangemist polnud. Ja Madu pidi karistuseks elama oma elu ilma jalgade ja tiibadeta. Võtse 1 Mooseses 2 ja 3. Neil päevil elasid maa peal hiiglased, keda kutsuti nefilimiteks ehk titaanideks. Nad olid Jumala vahimeeste järeltulijad, kes patustasid kohutavalt, segunedes geneetiliselt inimnaistega, et takistada tõotatud messia sündi tulevikus. Kuid Jumal oli selle peale väga vihane. Inimesed tegid halbu asju, mõrvasid, neetsid, kannibalisme, okultistlikke praktikaid, loomi, mis koosnesid pooleldi inimestest ja pooleldi loomadest, kummardasid ebajumalaid jne. See ei saanud enam jätkuda, sest sel viisil hävitati kogu loodu. Jumal kavatses seda muuta, hävitades kõik, mis polnud enam geneetiliselt puhas inimene ja loom, ning alustades otsast peale. Vaata veel Moosese 6:1-8. Mis Tobu ehitab paadi sinna, kus vett pole. Aga Jumal oli Noaga rahul. Noa, tema naine, 3 poega, Seem, Haam ja Jaafet koos oma 3 naisega olid õiglased, nende geenid ei olnud rikutud, sest nad jäid teineteisele truuks. Igast linnust, igast kariloomaliigist, igast geneetiliselt tervest roomavast olendilt pidi paar laeva minema, et maailm taasasustataks paadis olnud päris inimeste ja loomadega. Siis ütles Jumal Noale, mine laeva ja ma sulgen ukse. Vaata 1. Moosese 7 salme kord. Umbes 1600 aastat pärast maa, taimede, päikese, kuu, tähtede, loomade ja inimeste loomist. Kui Noa oli 600-aastane, lasi Jumal suurte ja sügavate kuristike allikatel vett üles pursata ja maa kohal asuva taevase kupli tipus asuvatest 7 lüüsist lasi Jumal vett alla voolata, vett, mis ulatus taevase kupli kohale. See kestis 40 päeva ja 40 ööd. Seejärel kattis kogu maa veega ja elus olid ainult laevas olnud inimesed ja loomad ning loomulikult ka vees olevad kalad. Pärast seda langetas Jumal uuesti veetaset ja laastatud maapind muutus taas kuivaks ja elamiskõlblikuks. Inimesed ja loomad levisid ja paljunesid taas üle maa. Jumal ei ujuta maad enam kunagi sellisel viisil täielikult üle. Ta lubas seda taevas oleva vikerkaare märgi kaudu, mida võib sageli näha, kui sajab vihma ja päike ka veidi paistab. Mooses 8. Umbes 300 aastat pärast veeuputust sündis Abraham. Jumal oli temaga lepingu teinud, et temast põlvneb suur rahvas ja et tulevikus sünnib tema soost Messias. Abrahami usk pandi tõepoolest rängalt proovile, sest kui ta oli 99-aastane, polnud temal ja ta 89-aastasel naisel Saaral ikka veel lapsi, kuid aasta hiljem sündis Iisak. Ja Iisakil sündis hiljem poeg nimega Jaakob. Vaata 11. Moosese 22 peatükki. Siin näete Iisraeli 2 suguharu. Juuda suguharust sünnib kuningas Taaveti ja tema poja Saalomoni kaudu hiljem Messias. Vaata 1 Moosese 9:80. Mooses saab Siinai mäel Jumalalt 2 kivitahvlit 10 käsuga. Iga inimene on neid rikkunud. Tulevikus pidi maa peale tulema üks mees, Messias, kes neid käske ei rikkunud, aga sellest lähemalt hiljem selles videos. Vaata 2 Moose 20 peatükki. Kuningas Taavet laulab Jumalale oma palees Jeruusalemmas. Tema on rajanud maa selle sammastele, see ei kõigu iialgi. Sinu ustavus kestab põlvest põlve, sina oled rajanud maa ja see seisab kindlana. Psalm 109:10. Kuningas Saalomon ehitas esimese templi, kuhu pandi seaduselaegas,
et katta inimkonna patud talle verega kuni Messia tulemiseni, sest siis pidi pattude andeksandmine tulema ainult tema kaudu. Jumal oli andnud Saalomonile nii palju tarkust, rikkust ja prestiiži, et paljud inimesed üle kogu maailma tulid tema juurde, et tema tarkusest õppida, kes on läinud taevasse ja alla tulnud, kes on kogunud tuule oma rusikatesse, kes on sidunud veed kuue sisse, kes on teinud ilmamaa ääred, mis on tema nimi ja ta poja nimi. Õpetussõnad. Umbes 375 aastat pärast kuningas Saalomoni oli Jumal karistanud Juuda, Benjamini ja Leevi suguharusid, 3 Iisraeli 200 suguharust, sest nad olid muuhulgas ebajumalate ees põlvitanud. Ta oli saatnud kuningas Nebukadnetsari koos oma armeega, kes viis nad Babyloni. Ta oli hävitanud ka Saalomoni templi. Danielil lubati palees töötada ja ta selgitab siin unenägu. Kuningas, sa nägid tohutut mehekuju. Pea oli tehtud puhtast kullast, tema rind ja käsivarred olid hõbedast, tema kõht ja reied pronksist, sääred rauast ja labelad saviga segatud rauast. Vaata Danieli 2. 532. aastal vahetult pärast Babyloni vallutamist andis kuningas Küros välja määruse, mis andis juutidele loa Jeruusalemma naasta ja tempel uuesti üles ehitada. Pärast 70 aastat Babyloni pagenduses olemist alustasid Esra ja Nehemja piibli järgi teise ja ühtlasi viimase templi ehitamist Jeruusalemma. Vot Esra 7 ja Nehemja. Umbes 700 aastat enne Kristust ütles prohvet Jesaja, seepärast annab Jumal ise teile tunnustähe, vaata neitsi jääb lapseootele ja toob ilmale poja ja tema nimi on Immanuel, see tähendab Jumal meiega. Jesaja 7 meelides. 700 aastat hiljem oli Jeruusalemm ja kogu maailm Rooma võimu all. Kuningas Nebukadnetsari kuju raudjalad sümboliseerivad Rooma ülemvõimu. Võt Luuka 2:1. Juudid anusid Jumalat saatma tõotatud Messia. Ja siis toimub Messia, päästja ja lunastaja, kuningas Jeesus Kristuse sünd Petlemma tallis. Võt Luuka 2. 12-aastaselt hämmastas Jeesus Iisraeli usujuhte. Kuidas see laps saab nii palju meie seadusi teada? Nad ei mõistnud, et nad rääkisid Jumalaga, kes oli need seadused Moosesele Siinai mäel andnud. Vaata Johannese 10. Igal aastal nägi Jeesus süütut paasapüha talle tapmist. Jeesus oli täiesti puhas, just nagu tal. Ta ei teinud kunagi pattu. Vaata Vjõtra Peetruseda 22. Jeesus teadis, et 33-aastaselt saab sellest paasapühatallest puhas loom. Vaata Johannese 1. tekst. Apostlid küsisid Jeesuselt, millal tuleb suur viletsus ja templi hävitamine ja sinu teine tulemine? Luuka 1:32. Jeesus ütles, mõned teie seast seisavad siin ja on ikka veel elus, kuni nad näevad inimese poega tulevat oma kuningriigis. Matteuse 16:24-28. Kui teid taga kiusatakse ühes linnas, siis kiirustage teise, sest tõesti ma ütlen teile, te ei ole oma teekonda läbi Iisraeli linnade lõpetanud, enne kui inimese poeg tuleb. Vaada Matteuse 1:4. Inimesed, kelle ta oli loonud, vihkasid teda. Nad sülitasid Jumala poja peale. Jeesus hoidis oma ingleid tagasi ja lubas mõrvarlikul rahvahulgal end risti lüüa. Ja kõigest sellest hoolimata armastas ta neid ja andestas neile. Vaata Luuka 2:4. Kui ta suri, voolas kogu tema püha veri ära, et meie patud maha pesta. Sest nõnda on Jumal inimesi armastanud, et ta oma ainusündinud poja Jeesuse on andnud, et ükski, kes temasse usub, ei hukkuks põrgus, vaid et tal oleks igavene elu taevas. Johannese 3:6. 3 päeva hiljem tõusis ta surnuist üles ja sillutas meile ainsa tee taevasse. Keiser Nero, metsaline, antikristus, kelle nimenumber gemaatria arvutuses kreeka, ladina ja heebrea keeles on 666. Kui inimesed ei pannud metsalise märki midagi ohvrialtari tuha taolist oma käele või otsa esisele, siis keelati neil ka juurdepääs turule midagi ostma või müüma. Ja kui nad ei kummardanud ega põlvitanud metsalise kuju ees, siis nad tapeti, pandi põlema, visati lõvide ette ja suure viletsuse ajal 70 ja 76 aasta vahel pakk. Vot ilmutusraamatu 13 salmi 8-18. Kuju vasakul pool, aastal 70 Pekord, on näha Jeruusalemma ja teise ning viimase templi hävitamine. Jumal karistas Jeruusalemma, Babylonia hoora, Nebukadnetsari kuju, sümboolsed rauast ja savist jalad ja varbad, hävinguga tema poja Jeesuse hülgamise ja mõrvamise eest. Paremal pool on näha Rooma impeeriumi Babyloni hävitamist aastal 76 Pekord. Sel ajal võis taevas sõna otseses mõttes näha vankreid ja ingleid. Sellest saab lugeda Rooma ajaloolase Flavius Joosuse raamatust Juudi sõda, 6. raamat ja 6. peatükk.
ilmutusraamat 6 peatükki. Jeesus tuli tagasi umbes 40 aastat pärast ristilöömist, surnuist ülestõusmist ja taevaminekut. Inimesed, kes olid naelad tema kätesse ja jalgadesse löönud, olid ikka veel elus, nagu on kirjutatud ilmutuse 1:7, Matteuse 9:1. Kuju paremal pool aheldab ingel saatanat ja heidab ta 6 aastalt 1000 aastaks põhjatusse auku, et ilmutuse 21:3. 1000-aastane rahuriik eksisteeris maal umbes aastatel 776 ajal, mil Jeesus Kristus valitses oma kuningriiki maal raudse valitsuskepiga. Pattu ei sallitud ja need, kes temasse uskusid, viisid evangeeliumi kõikidele rahvastele üle maailma. Ehitati kõige ilusamaid hooneid, katedraale, losse, raudteeliine luksusrongidega, lendavaid õhulaevu mugavaks reisimiseks kõikjale, tasuta energiat ja palju muud ilu. Kuid 1000 aasta pärast vabastati saatan oma vanglast. See on aeg, milles me praegu elame, saatana väike aeg. Vaata ilmutuse 20 salme 7. Ta on sõdade ja tulekahjude kaudu hävitanud tohutu hulga tõendeid, linnu, hooneid ja 1000-aastase rahuriigi kohta. Ta eksitab maailma paljude valedega ajaloo lõpmatu universumi pöörlevate pallidega, evolutsiooniteooria ja nii edasi kohta. Kuid ärge laske end petta, lugege Genfi piiblit, tõde on seal sees. Järgmine sündmus leiab aset lähitulevikus, rünnak pühakute leerile maailma põhjaosas, sellest ka kogu see kära Gröönimaal. Kuid Jumal hävitab ründajad taevast tulega ja siis tuleb viimane kohtuotsus. Iga inimene ilmub Jumala ette. Vaata ilmutusraamat 2, salmid 3-3. Sel päeval šokeeritakse miljoneid inimesi. Tule, sul on kohtumine Jumalaga. Kogu su elu saab avalikuks. Iga abielu rikkumine ja iga muu patt tuleb ilmsiks. Keegi ei saa teada, su mees on niikuinii ärireisil. Oh ei, see olen mina, peatage film! 10. juuni varastas tööandjalt, 2. mail valetas oma õele, 9. märtsil süüdistas kedagi valelikult, 7. veebruaril needis, 9. septembril pettis kedagi, 8. aprillil klatšis oma kolleegi kohta, 2. oktoobril vihkas oma vanemaid, 14. jaanuaril oli naabri peale kade tema uue auto pärast, 9. oktoobril oli purjus, 3. detsembril ei andnud näljasele orvule süüa ega juua. Miks keegi ei hoiatanud mind kõige selle eest? Sest Jumal viib iga teo kohtu alla, kõige varjatud, olgu see hea või kuri, koguja 2. Ja kui keegi ei olnud kirjutatud eluraamatusse, siis ta heideti tulejärve, ilmutuse 20. Siin on hea uudis. Kui sa ei taha igaveseks sellesse kohutavasse tulelombi minna ja lasta kogu sinu elu, kaasa arvatud su mõtted, näha ja kuulda kõigil inimestel, siis palveta oma elu jooksul midagi sellist. Aga mõtle ka seda, mida sa ütled. Kallis Jeesus, ma kahetsen, et ma olen nii palju patustanud. Palun anna mulle andeks, ma usun, et sa surid minu pattude eest minu asemel. Aitäh! Sest siis lähed sa igaveseks taevasse ja kogu see film hävib, sest Jeesus maksis selle eest oma surmaga. Keegi teine ei saa sind päästa. Ja Jeesus ütles temale, mina olen tee ja tõde ja elu. Keegi ei saa isa juurde muidu kui minu kaudu. Johannese 14:6. Kuningas Jeesus võtab temasse uskujad oma kuningriiki vastu. Ka sina võid sinna igaveseks minna, kui soovid, valik on sinu.